mingi tere kinnisvarahai podcasti kuulaja. Meil siis täna 2025 esimese kvartali podcast läheb laivi. Mitmes see on? Ei tea, aga järgmine. Nii et selles mõttes mina olen Meelis. Ma olen Lauri. Sa oled Lauri, jah. Ja millest me siis täna juttu teeme? Me räägime täna erinevatest kinnisvara teemadest. Meil on siin 5 teemat, mille me kirja panime ja välja printisime. Räägime natuke hindadest nagu alati, et miks me seda podcasti teeme. Number 1, et üritame inimesi harida, rääkida mingitest päevakajalistest teemadest ja kui keegi tahab siis meie teenused kunagi kasutada, siis võite meie ühendust võtta. Aga 5 teemat, räägime hindadest, räägime Harjumaa ja Tallinna top 3-dest, ehk mis tähendab top 3, kus on kõige rohkem toimunud tehinguid, millised võivad olla hinnad ja nii edasi. Midagi huvitavat, räägime sellest, et kas on meil ostja või müüjaturg ja miks see siis niimoodi on. Paar sõna Euriborist ja veel muid huvitavaid teemasid. Aga äkki teemegi siis, ma mõtlen, meil on tegelikult pikk vahe olnud, et viimase podcasti tegime vist mingi 3 kuud tagasi või 4 isegi. Ei, aga me võtamegi vaata rahulikult selles mõttes, et sätime ja uurime, jälgime turgu, mis on nagu ilmselgelt turuosalised on vahepeal päris palju tehinguid teinud, oleme ostnud, oleme müünud on ja ise ja saanud tegelikult päris okeid tehinguid ja teinud ka teistele inimestele aidanud siis, üüriga me tegeleme mõlemad natuke vähem, aga müüke oma jagu tegelikult tehtud ja ma arvan, et selline ega korra kvartalis ongi nagu okei, vaata, me nagu selles mõttes lihtsalt ääremärkusena, et kõik kuulajad tehaksid, et Lauri sai vahepeal aasta vanemaks, aga see hakkab juba mõjutama ka töörütmi. Jaa, et ma saingi uue teema juurde panna, üüritehingud, et mul ongi hea lugu rääkida sellest praegu, mis meil tuli meelde. Et tegelikult meil on ju struktuur siin paigas, aga ka mitte liiga paigas ja ääremärkuse korras tasub kindlasti märkida seda, et see podcast või see videocast ei ole mitte kellegi poolt tellitud, me pole kellegi poolt mitte ühegi arendaja poolt kinni makstud, nüüd on võimalik seda teha loomulikult, aga päriselt me räägime sellest, et mis nagu läbi meie nägemuse toimub turul ja me räägime seda nii ausalt ja nii läbipaistvalt ja see pole nagu kellegi poolt kallutatud, et üritame siis lihtsalt rääkida, mis toimub kinnisvaraturul, et tihtipeale me näeme igasugused uudised, et kurat, nüüd hinnad jälle hakkavad tõusma, enamik asju on tegelikult ju võetud kellegi huvides. Et kui me näeme, et kinnisvarabüroo nimega X kirjutab mingi arvamusloo, et kes tegeleb ka arendustega, ta ei saa kirjutada ju lugu, et kuule tegelikult üldse mitte midagi ei lähe ja mõistlik oleks tingida nii palju kui võimalik, et me müüksime tegelikult seda kindlasti maha, ta ikka kirjutab, et kohe tuleb tõus ja et ostke nüüd, aga meie ei ole kallutatud, sest keegi pole meil ühtegi pakkumist teinud, et ei tea, mis see meie hind on. On küll, aga me pole vastu võtnud. Jah. Selles mõttes. Nii, aga räägi oma see, kui sul tuli see hea lugu kohe, mis sa kirjutasid sinna selle värske pastaka tindiga. See on üürilugu, see läheb hiljem meile. Läheb hiljem, olgu nii. Nii, aga hakkam pihta selles mõttes siis mina juhatan ja Lauri räägib ära 2 viimast kvartalit ja hinnad Harjumaal ja mina räägin siis paar sõna majade tehingutest ja paneelikatest. Nii, lase tulla, Lauri, mis meil siis oli Harjumaa korterite tehinguga, kas siis on tõusud, kas on langused ja mis perioodid meil seal võrdluses tulevad? Et me võrdleme siis viimast kvartalit aastal 2024 ehk aastal 2024 viimased 3 kuud. Ja nüüd võrdleme selle aasta esimest 3 kuud, et mis siis selle ajaperioodiga on meil kogumis juhtunud. Kõigepealt räägime Harjumaa korteritest, ehk siis kõik Harjumaa korterid kokku, nii uued, vanad, puidust, paneelist, mis iganes. Et võtame kõigepealt võrdluseks tehingute hinna. Eelmine kvartal siis oli tehingute arvu, eelmine kvartal oli meil tehinguid 3151 ja keskmine ruutmeetri hind oli 2872 eurot. Ja praegu on meil tehingud langenud, ehk siis tehingute arv on meil 2757 ja keskmine ruutmeetri hind on sisuliselt sama 2822.
tehingute arvu langus siis võrreldes eelmise kvartaliga 14,2%. Noh, et tegelikult kui me räägime, praegu me võrdlus on suhteliselt nagu lühiajaline, et kui teha nagu mingid pikemaajalisi järeldusi, peaksime vaatama siis mitut kvartalit järjest, seda me loomulikult teinud praegu, aga noh, et aga no rääkida. Et üldiselt, et mida me tunnetame, võime need numbrid on võetud kõik Maa-ametist, need on kõikidele inimestele kättesaadavad, võite minna maaamet.ee, leiate seal kinnisvara hinnastatistika, aga noh, mis ta nagu meile tegelikult kui turuosalistele ütleb, et minu jaoks tegelikult, kui rääkida üleüldiselt kinnisvara seisust hetkel versus 3 kuud tagasi, minu meelest seis on kehvem praegu. Noh, ma ise näen, mitte mingid liikumisi pole, nad täiesti nagu paigal seis, et just nagu enda tehingute pealt ja vahepeal mul oligi, et ma istasin vanadele kolleegidele, küsisin, kuule, et mis toimub, kas teil on ka nagu täiesti seisak? Ja ongi, et tegelikult hinnad müümise mõttes on ostja koha pealt praegu soodsad, noh, ja me ei näe väga suuri pakkumisi, me näeme küll klikkide arve, millest ise hakkad hiljem juba rääkima, aga me ei näe mitte mingit aktiivsust. Ja miks see nii on, sellest me räägime siis tulevases teemas, aga praegusel hetkel jah, me oleme näinud nagu võrreldes eelmise kvartaliga lihtsalt hinnalangust. Aga kas pikemas plaanis me näeme seda langust, räägime ka juba järgmises osas, et niisugune huvitav teadmine, et hinnad on praegu sellised, aga jällegi ääremärkusena ütleme seda, et noh, puhas statistika, kõik korterid kogumites, jumala eest hakake lollust tegema, ärge hakake neid oma korteri ruutmeetri hindadega korrutama. Te võite elada ju Harjumaa mõttes on ju täiesti ääremaal või täiesti kesklinnas, et noh, statistika näitab siin sama asja, aga lähme siit edasi. Ja siis järgmiseks räägi nüüd seda, mis siis toimus nende korteritega, mis on siis Harjumaal, aga mis on veidi uuemad. Siin on jah niimoodi, et kui me võtame selle nagu asja lahti statistika mõttes, et me saame vaadata ju uuemaid kortereid, ehk siis mis on ehitatud aastal 2021 või hiljem või siis vanemaid. Ma ei saa, kus mul need uuemad siin üldse ongi, ma ei näe. Aata siin. Jaa, okei. Et uutemate korterite hind on ka olnud praeguses, jälle kvartaalses seisus on olnud tegelikult tõusus, aga noh, see valim on nii väike. Eelmine kvartal üle-eelmine kvartal siis tehti 258 tehingut ja eelmine kvartal, ehk siis selle aasta esimene kvartal 200 tehingut. Noh, see valim on nii väike ja hinnatõus ruutmeetrite kohta, siis palju võiks maksta keskmine Harjumaa uuem korter, 3751 eurot, eelmine kvartal hetkel 3833 eurot. Aga jällegi, noh, valim on nii väike, et seal üksikud tehingud võivad seda mõjutada. Et ütleme, et kui sul on Harjumaal uuem korter, siis ta keskmine ruutmeetri hind võiks jääda kuskil 3700 euro kanti. No ilmselgelt selles mõttes sellele annab ikka tooni Tallinna kesklinn, mis seda Põhja-Tallinna kesklinn, mis seda ruutmeetrit kõvasti tõmbavad, aga see ongi see sama, millest me kogu aeg räägime, et müüdi korter Anija vallas või Kehras, eks ole, ja müüdi korter Kentmani 8 tornis, on, et need ongi 2 väga erinevat asja. Keskmine on see, mida me siis siin jälgime, aga põhiline eesmärk oli vaadata seda, et kas uuematel korteritel on tehingute langus umbes sama, mis on siis vanematel korteritel, ütleme suurusjärgud on vähemalt sama, siin on küll 25 prossu ja natuke peale on ja täpsemalt vist 29, aga noh, nii ta on. Ütleme niimoodi, et sul tegelikult, kui me räägime Harjumaa korteritehingutest, siis Tallinn moodustab kuskil 70-75% või rohkem isegi. No maht ja hind ja on kindlasti siin. Jah, et kui me vaatame neid numbreid siin niimoodi ja samas siis vanemad majad, et kõige suurem valim Harjumaalt on meil paneelikad, ehitatud 71-90. No seal võib mõni muu ka olla vahel, aga noh, kandev osa ikka on meil paneelikas. Tehingute maht võrreldes eelmise aasta viimase kvartaliga ja praeguse viimase kvartaliga siis suhteliselt sama, 817 tehingut ja 779 tehingut. Ruutmeetri hind vastavalt siis 2072 eurot ja 2096. Ehk suures pildis kuskil 2000 eurot ruut on paneelika hind Harjumaal keskmiselt.
ja seda kinnitab ka meil vist, meile vaatame, et Lasnamäel umbes oli sama palju, et jah, no ütleme Mustamäe ja Lasnamäe ja Õismäe keskmised korterid 60 ruudused ongi siis hinnaklassis kuskil 120 ümber, sõltuvalt siis seisukorrast, aga siin isegi eelmine nädal meil, eks ole, pakuti ühte korterit osta, et vahest ikka no inimesed natukene nagu kuulavad ikka väga rumalaid inimesi, ta pöördus meie poole, pakkus meile ühte korterit osta, me tegime oma kalkulatsioonid talle pakkumist ei teinud, aga talle olevat üks maakler öelnud, et ta saab oma Õismäe 3-toalise eest kõigepealt 170 000, nad proovisid, ei läinud, siis proovisid 160 000, ei läinud, aga tegelikult päeva lõpuks siis keegi ostis selle korteri nendelt ära, ütleme nii, et noh, ümmarguselt siis kuskil 118 000 euroga, et kergelt oli siis natukene mööda pandud. Ja see ongi siis seesama põhjus, et kui see nõndanimetatud maakler võttis selle keskmise statistika 3800 eurot ja korrutas selle hinnaga nagu läbi, et siis ta võib-olla selliseid hindasid nagu saigi. No, seal ongi see, et mis enamike, vaid paljude inimestega ongi raske teha nagu üldse mingit koostööd, et sul on nagu enda hind on paigas kuskil mingi täiesti, no sa võid võtta, ma ei tea, noh, ma olen autovõõras inimene, ma lähen auto 24.ee ja võtan nagu need hinnad, mis seal on ja hakkan siis kuidagi enda auto hinda määrama. Tegelikult seal vist nagu autodel, nagu korteritel sõltub ju 10 faktorist, ma ei tea, et sul on, me räägime keskmisest hinnast, kas ta on nüüd, ta võib paneelikas olla, äkki ta on sul üli hästi just eile remonditud, uued elektrijuhtmed, uus vannituba, ma ei tea, helikindlad seinad on hoopis teine asi. Maja, uued liftid, kinni ehitatud rõdud. Või on sul neid ongi puidust maja kuskil Harjumaa ääres ja kuule, selles mõttes teeks sinu kodulinnale reklaami, sõitsin üks päev sealt taaskord läbi ja nägin sellist asja, et Lauri on siis sündinud Sauel ja seal palju elanud ja toimetanud ja tegusid teinud on ja ka Tallinnas, et ma saan aru, et seal on 5-korsetele majadele tehtud täiesti uued fassaadid, uued rõdud, klaasitud, välja ehitatud sokliosad. Osadel on, osadel ei ole. Päris head. Need on sellised Soome. Mingid mingi maja pandi, no kus olid rõdud pandi kinni, tehti nagu, võeti üldse rõdud maha, pandi paksem fassaad, minu meelest suurem soojustus tähendab. Ei no see on lihtsalt väga hea näide on ju, selle mõttes ma arust oli Koondise tänava aadress, äkki või Koondise 15, sõidad selle tänavalt läbi, siis näedki seda keskmist statistikat on ju, see Koondise 15 on ju üliilus fassaad, klaasitud, tehtud, sa vaatad nagu uus maja on ja kõrval on siis sama aastaga ehitatud teine hoone, mis näeb üsna tröstitu välja on ju. Ja kui me võrdlemegi neid statistika hinda, siis sellel põhjusel need hinnad tegelikult pärast väga erinevad ongi on ju. Ei, see on kui tahate ikkagi päris hinda teada saada, sa alati pöörduga meie poole, aitame, et mul kusjuures üks vend pöördus, panin enda kodulehele, panin hinnakirja välja. Noh, me ei saa ju öelda, et kuule äkki aitad korterit müüa, et mis su ütle hind ära ja hind on ju kõige suurem väärtus, eks. Noh, eks tegelikult ta võib seal ülejäänud asju ka vussi keerata. Aga et korterid asusid Varblas. Noh, need on kuskil Pärnumaa kandis äkki on või? Ma ei kus Varbla on vist seal. Varblas, korterid asusid Varblas. Seal ei saa olla ju mingit, noh. Ma ütlesin talle, et kui tahate hinda teada saada, siis mis ma küsisin, 300 eurot või? Et me teeme sulle hinnavõrdluse, põhimõtteliselt, et 2 korteri kohta siis on ju. Ja ta loobus sellest õnneks, et muidu ma võib-olla oleks pidanud isegi sinna minema. Võib-olla oleks täna pool saadet saanud teha Varbla kinnisvarast. Ei no okei, selles mõttes, kuule, aga ma panen siia lõppu, tegime Harjumaa korteritest, tegime paneelikatest, et siis lihtsalt, et vahest inimesed küsivad, et kui kiiresti maju müüakse, mida tehakse, kuidas tehakse, siis sellised nagu näited ja mingid tähelepanekud Harjumaa majade tehingutest, kõige rohkem majatehinguid tehti siis, see on siis meil viimane kvartal, Lauri, või? Mis sa vaatad praegu? Harjumaa majatehinguid. Majatehinguid, jah. Me läheme Harjumaa top 3 praegu. Ei, veel ei lähe. Top 3 läheme hiljem, et vaata, siin on lõpus meil tegime Harjumaa majatehingud, et kokku oli 29 Harkus, 20 Sakus, 23 Viimsis, et Harkus ruutmeetri hind 2500, Sakus 2100 ja Viimsis ka 2500. Harjumaa majad, jah. Et need on Harjumaa majad eraldi ja nüüd me tahamegi lihtsalt seda öelda, et meil oli selles miks me neid majade nagu numbreid nagu vaatame, et kui me vaatame majade absoluutnumbreid ja vaatame neid, mida müüakse kortereid, et siis korterid müüakse nagu ütleme alati nagu
ma ei oskagi öelda nagu suurusjärke, aga noh, ikka kordades rohkem ja siis tekkiski meil pigem see küsimus, et majade tehingud on noh, oluliselt nagu vähem olnud kogu aeg. Harjumaa top 3 kordame veel üle, et Harkus 29 tehingut kvartalis on ju. See on number 1 koht, esimene Harku vald. Esimene koht Harku vald, teine koht Saku vald, 20 tehingut, 3. koht Viimsi vald, 23 tehingut. Vabandust, Viimsi on siis ikkagi enne Sakut, on ju. Jaa, aga selles mõttes, et jaa, need olid need majade tehingud on ju, ja selles mõttes. See on tehingute arv kvartalis, kujutad ette. Ja need majad, see tehingute arv me võtsime niimoodi, et me panime kokku suviljad ja majad kokku, et noh, kui me võtame Harku valla, ilmselt me isegi vist müüsime ühe suvil Harku vallas või? See oleks tegelikult Lääne-Harju valda. Aga suviljate aeg on, suviljate aeg on peal tulnud, metsikult palju hakatakse suviljaid müüma, aga seal on kindlasti mingid suviljad, suvemajad on ju. Ja küsimus oli meil selles majade arutus oli küsimus, et kui palju on maja müügiaeg. Lauri, toome sulle näite, mina olen näiteks siis Voldemar on, mul on näiteks, ma ei tea, mul on Nõmmel või Viimsis maja, ütleme suurusjärk on kuskil 400-500 000 ütleme enam-vähem on kõik asjad töötavad, kõik asjad on korras, aga ei ole nagu eile ehitatud, näiteks ütleme 15 aastat tagasi on tehtud viimane remont ja mis ma siis tegema peaks, et ma seda maja on võimalikult kiiresti nagu tänases turusituatsioonis tegelikult nagu müüa saaksin. Siis tuleb õige hind panna. Ega seal rohkem polegi midagi ju tegelikult, et alati meil on ju nõudluse pakkumine, et me hakkame kuskilt, küsimus on see, et kui sinul on endal mingi hind välja mõeldu enda jaoks ja sa ei ole nõus nagu sealt allapoole minema, siis võib-olla siis ei saagi müüdud, äkki sa ei saagi müüdud. Sa pead vaatama ka, mis on sul konkureerivad pakkumised, samas oli jällegi pull näide oli see, et enne kui ma siia tulin, ma vaatasin Facebookis ja on need mingid, ma ei tea, kinnisvara pakkumised, mingi grupid on olemas ja keegi oli oma maja müüki pannud ma vaatasin, et hind oli päris soodne, ta oli vist ka Veskimeldrus oli või? Oli 400 000, ma ei mäleta, mis aasta maja see oli, aga tundus piltide järgi vähemalt suht värske. Siuke asi läheb sul ära seal ju poole tunniga võib-olla, et kui ta on heas kohas ja asukoht, korralik maja, mõistlikud ülalpidamiskulud ja nüüd sa paned alla turu hinna müüki, ta läheb ju väga kiiresti ära. Aga kui sul on teistmoodi, kui sa paned selle maja väga kallilt müüki ja hakkad seda siis, ma ei tea, 5000 euro kaupa langetama, võib-olla tulebki juba aasta 2030 ette ennem, et me ei tea ju. Aga loomulikult, et mida meie teeme, on see, et me vaatame reaalselt toimunud tehingut järgi, võrdleme analoogsete majadega, mis ta hind võiks olla. Ega ausalt öeldes on ka niimoodi, et kui inimesed tellivad majadele nagu hindamisakti ja maja on ju nii unikaalne, korter on väga standardne, maja on väga unikaalne, et isegi kui sul on tehtud tehing võib-olla kõrvaltänavas, et ma küsin su käest niimoodi, et ütleme, et kui näiteks meil on maja Tupik tänava lõpus, tema hind võiks olla idee poolest ju kallim, mis on siis kõrvaltänavas, mis pole Tupik tänav näiteks. Või mis on nagu transiittänava, kus sõidetakse läbi kogu aeg. Just, et seal loevad nagu siuksed pisiasjad, aga küsimus on pigem nagu see, et praegu pole kindlasti õige hetk müüa inimestel, kes nagu müüvad proovimise mõttes, et proovime, paneme müüki. See proovimise aeg oli paar aastat tagasi, kui meil oli tegelikult, vaata, kui me oleme kinnisvara buumi sees, siis me ei taju seda buumi. Kõik tundubki nii normaalne, et kõik ongi nii okei, et täna panen üles, õhtul on müüdud, ülehomme on notar, et aga nüüd, kui me oleme nagu normaalturus, siis tundub ka normaalne, et mitte midagi liigugi. Et see proovimise aeg, et vaatame, kui saame hea hinna, müüme maha, seda tasuks teha siis, kui on meil tõesti see buumi aeg nagu käes. Vot, aga vastus küsimusele ka mina ei tea, kui sul on, me vaatame üle, et kõigepealt tasub üle vaadata, et kas su hinna ootus ja see tegelikkus lähevad enam-vähem kuskil kokku. Turuga kokku. Ja peab mõtlema ka, mis sa siis, kas sa tahad, ja jällegi, enne ma ütlesin sulle, kui me seal hommikul IGS kokku saime, et kui me ostame ja müüme suures pildis samal hetkel, siis pole vahet. Müüme odavamalt, ostame odavamalt. Müüme kallimalt, ostame kallimalt. Täpselt.
Kuule, aga selles mõttes tõmbame vahepeal siia kriipsu vahele, et noh, et läbi aastate siis tuhanded kuulajad üle terve maailma on teinud kõige populaarsemale osale, mis meil on Harjumaa top 3 sponsored by nobody, on ju, et siis mis teeme, Harjumaa top 3 ja täna siis, kus siis kõige rohkem tehingut tehti, Lauri? Tee ise. Teen ise, jah, davai. Tee ise, mul on juba... Sul on juba top 13 küll, aga Sauel 72 tehingut ja keskmise ruutmeetri hinnaga 1955, 2000 eurot ümmarguselt ruut on ju. Siis Viimsis 73 tehingut, 2882 ja siis Raes 134 tehingut ja 2869. Lihtsalt selline märkus, et Rae puhul toome selle lihtsalt kohe välja, et nendest 72, nagu ütleme siis üle poolte, on nendest kas siis ridaelamud või baarismajad. Ja see siis annab sellega tõenäoliselt tooni, et need tsoonid, kus käib kõvem uutemate elamispindade müük ja Tallinnas me praegu rääkisime siis Harjumaa korteritest. Harjumaa korteritest, just. Nende ruutmeetrite hindadest ja nii oligi, et aga mis see meil ütleb? Ütleb nii palju, et jällegi ju näiteks kui me võtame Viimsi valla või Saue valla, Saue vald on suhteliselt suur vald, et enamik tehinguid toimub meil Saue linnas laagris ja samas tegelikult Saue vallast oli ka minu meelest see, et päris palju oli ridakaid ja baarismajasid sees, Allikukülad ja need palju seal nagu reaalselt päris korterid on, et võib-olla kõige ligemal on sellele Viimsi, et oma korteritehingutele. Ja me räägime sellest jälle ju kvartalis ehk siis 3 kuu peale, ehk siis igas kuus müüakse, ma ei tea, 25 tükki ümarus. Umbes niimoodi 25 korterit igas kuus ja seal sees on ka uusarendused. Et Raes siin küll mõne võrra natuke rohkem, aga räägime ikkagi pigem veidikene passiivsematest aegadest, on ju. Et ei ole sellist asja, sellest nagu, mis veel saama hakkab nagu arendustega, mis tuuled puhuvad, seda lõpus paar sõna räägime. Tallinna kohta, Harjumaa top 3 on, et siis seekord siis me räägime alati tehingute rohkusest, võtame siis selle, et kus kõige rohkem toimetatakse. Harjumaal siis kokku 2119 tehingut, keskmise ruutmeetri hinnaga 2977 ja seal hulgas siis uuemad korterid, siis 2021 ja hiljem, neid tehti 130 tehingut ja seal hulgas siis on nende ruutmeetri hinnad 4100, 4134 siis täpsemalt, aga vanematel korteritel, 71 kuni 90, neid tehti 624 ja keskmine hind 2257 ja samas on need siis 1940 kuni 1970 ehitatud ütleme, kortermajades asuvad korterid, nendega tehti tehinguid 531 ja tehingu hinnaks oli 2653 eurot ruutmeetri kohta. Ehk siis miks me neid nagu vahest nagu võrdleme, ongi see, et suur osa kogu sellest massist, mida nagu läbi müüakse, on ikkagi selles mõttes need meie elamu nagu kinnisvara maailmas ikkagi korterelamud, mis on ehitatud nagu nii-öelda paneelikatesse või siis Lasnamäe, Kesklinn, Mustamäe ja nii edasi. Vaata, siin ongi see, et vaatan, et uuemaid tehinguid on meil, nii-öelda on meil 130 tükki ja vanasi tehinguid siis kokku on, ütleme, 1100, 200, põhimõtteliselt. Peaaegu 10 korda rohkem, eks. Ehk siis ühe uue tehingu kohta toimub siis 10. 19 on ju, põhimõtteliselt nii oleks siis kõige parem on ju. Ja trummipõrin on, et siis kus siis kõige rohkem korterid müüdi, 3. koht Mustamäe 333, Mustamäe keskmine ruutmeetri hind 2500, 11 ruutmeetri kohta, kesklinnas 416 tehingut, 3677 eurot ruutmeetri kohta ja Lasnamäel siis 474 tehingut ja 2413 eurot ruutmeeter. Nii et Lasnamäe ja Mustamäe ümmarguselt 100 eurot ruutmeetri kohta, Mustamäe on kallim on ju, ja kesklinn oma numbritega on alati
teisest kategooriast ja noh, miks me seda statistikat kogu aeg nagu teeme ja räägime, et keskmist korterit pole olemas, keskmist ruutmeetrit pole olemas, aga see annab mingit nagu aimu ja ilmselgelt läheme ikka alati selle sama vana asja peale, et kõik need kalkulaatorid ja kõik automaatsed hinnastajad, sellest me nüüd kohe teeme tegelikult jälle juttu. Mul läks meelest ära üks asi. Kahju, et tuli meelde jah, et KV jälle suur sõber meil on teinud, vahepeal oli hinnakalkulaator seal, millest me rääkisime, ühesõnaga, kes ei tea, vaadake me eelmise osasi, lühike või pikk jutt lühidalt kokkuvõttes, KV kalkulaator panete hinna või selle panete oma aadressi sisse ja ta annab teile mingi täiesti suvalise hinna ja te võite sellega väga palju mööda pükse saada või üldse mitte müüa või müüa väga odavalt. Et see on tõesti... Või hüperkallilt saada oma korteri üles panna ja mitte kunagi seda müüa. Mitte kunagi müüa. Aga nüüd on neil uus rubriik Müü ise. Ja seal ongi soovitus. Kusjuures seal reaalselt seal on hinnasoovitus kv.es, et kuidas oma korteri hinda teada saada sees. Minge Maa-ameti sinna statistikasse, kus me praegu olemegi ja võtke oma korteri ruutmeeter ja korrutage läbi. Ei, no selles mõttes, vaata, kallimate korteri omad saavad odavamalt müüa. Täpselt see, mida me räägime siin juba, ma ei tea, oleme aasta otsa ikka teinud seda podcasti. Mida teha ei tohi? Mida üle aasta oleme, äkki oleme 1,5 aastat teinud. Me oleme 1,5 aastat rääkinud siin podcastis, ärge mitte mingil juhul. Üks asi, mida mitte mingil juhul teha, on see. Ja ma lähen sinna KV-sse ja näen, see on üks asi. Esimene soovitus. Kuidas ma hakkan, ma vahepeal mingid uudised vaatad, siis ma hakkan ahastama, ma mõtlen, ma isegi viitsi rääkida sest enam. Ühesõnaga, ärge tehke seda, ärge mitte mingil juhul korrutage enda korteri ruutmeetri hinda. Ma arvan, et päris paljud inimesed isegi ei oska seda Maa-ameti statistikat kasutada. Aga tegelikult pehmelt öeldes, ega ta nüüd meie jaoks ta nii keeruline ei ole, aga ta väga lihtne ei ole. Esimest korda, kui ma seda tegin seda ikkagi 10 aastat tagasi. Hea on see, et pole muutnud seda. See süsteem on täpselt samasugune. Vaata mõnikord ikka sul Facebook teeb uuendusi ja esitab, et Maa-amet ei ole oma statistika seda süsteemi, see on täiesti täpselt samasugune. Näeb välja nagu tehtud aastal 90 ja võib-olla isegi on tehtud aastal 90, aga toimib väga hästi. Hinnad on see loomulikult tõesed. Statistika nagu ei oleta. Aga jällegi, kui ma tulen siia nagu nende Mustamäe või Kesklinna või Lasnamäe korterite juurde, et me võtame ruutmeetri hinna 2511, Kesklinna ruutmeetri hind 2677, nüüd ma mõtlen, mul on 50 ruutmeetrine korter, nüüd ma korrutan ta läbi Mustamäel, siis ta on mul 50 ruudune korter, mis ta on 125 000 või? No juba on mõõdes, jah. Nii, juba vale. Tegelikult on 50 ruudune ikkagi 110. Noh, selles mõttes, et... Oota, ma tulen selle peale, seal on, mul on, tegelikult tuleb ka vaadata toalisust ju. See ei ole ainult ruutmeeter, et... Ja nüüd on... Toalisus, panen see juurde. Oota, üks sekund, toalisus, nii, sest räägime ka hiljem veel, aga nüüd ma võtan seda Kesklinna ruutmeetri, mis ta on nüüd 150 000 pluss 600, mis ta tuleb siis mingi 180 000 või? Jah, 180 000, no ei ole niimoodi. Et, ja nüüd tegelikult tuleb vaadata ka seda, et Kesklinn või näiteks Mustamäel on ka erinevad asumid ju. Et Mustamäe... Akadeemia on nagu näiteks, ütleme, Sääse, mis lõpeb Kristiine, millest Kristiine lõpeb ja tegelikult hakkab Mustamäe on ja... Või see kõige tagumine, mis ütle mulle, mis see on? Akadeemia tee otsa. Vilde tee ja... Võt jah, Vilde, täiesti erinevad hinnad. Sääses ja Vildes täiesti erinevad hinnad. No täiesti erinevad majastruktuurid ja erinevad ehitusaastad ka veel. Ja samamoodi ka Kesklinnas, kõik, mis siit tuleb näiteks Tondi poole, jah. On üks kaup on ja teine, mis on Liivalaia tänaval on juba hoopis... Ja nüüd Tondi vend võtab on ja korrutab Kesklinna keskmise läbi, no see ei ole niimoodi, ärge tehke seda. Nii ei tea, see on vale. See on vale, jah. See on vale, ärge vale see asju tehke, küsige parem nagu selles mõttes, et nagu ikkagi ma arvan, et vahepeal see ütlus on, et Aivar Kuusma, Lauri käis eile Kossu vaatamas, mina vaatasin telekast. Aivar Kuusma vana legendaarne ütlus korteri müügi koha pealt. Parem on vahest targalt seista, kui lollilt ringi joosta. Nii, et selles mõttes, et kui te ei tea, küsige, me anname ka, ütleme, tasulist konsultatsiooni, mida teha, mida mitte on ja siis saate vähemalt selle asjaga ise hakkama. Aga see, mida vahepeal mingid portaalid soovitavad, on lihtsalt see, et nende huvi on lihtsalt, et sa paneksid selle kuulutus üles ja kogu lugu nendel täiesti ükskõik tegelikult, kas sa müüd selle ära või mida kauem kuulutad, seda parem neile on ja. Nii, aga siis lähme, mis meile huvitavat on ja
et lühidalt öeldes vahepeal loetsid, nagu Lauri viitas, on igast erinevaid artiklid, arendajad, kes siis teevad oma neid arendusi müüvad, ütlevad, kui läheb kohe kõik ilusaks, kõik läheb paremaks. Mingid märke nagu on lihtsalt see, et on episoodiline aktiivsus, aga Euribor on vahepeal üsna palju langenud, juba täna siis näitab 6 kuu Euribor 2,14. Inimesed võitlevad, seiklevad, teevad ja toimetavad, et neid protsenti nagu alla saada. Aga miks on siis selles mõttes see, et kas on ostjaturg või müüjaturg? Paari sõnaga rääkisime sellest ka hommikul, selles mõttes kohtusime täna ühes eksklusiivses Eesti nagu restoranis. IKEA restoranis. IKEA restoranis on selles mõttes, et Lauri tegi seal 6-käigulise hommikusöögi ja selles mõttes, aga me arutasime seda, et mis siis seda kinnisvara liigutamist või mitte liigutamist täna kõige rohkem mõjutab. Et oli meil jutuks, et pigem on ostjaturg, need, kes ütleme väga pika horisondiga täna kinnisvara ostavad, nendel on kindlasti valikut rohkem, aga naljakas on alati mõelda, siis kui on ostmise aeg, siis keegi ei osta, on ju. See ongi pull, et kui on nagu kõige valem aeg osta, ma toon su hea näite, et mul on üks korter on Põhja-Tallinnas, ta on meil üleval, mul on 0 huvi, saad aru, täiesti 0, vaadake, see on hea korter tegelikult. Mis aadress seal? Ei mäleta, aga ta on seal Stroomi ranna ääres. Ma olen ülihalba tänavatega, nagu reaalselt ma tean kõiki kohti. Aga Tallinnas või? Jaa, aga ma oskan sinna minna, ma tean, kus see on. Ta on seal Stroomi ranna ääres, mis teine liin äkki või? Kolde või Koldepõiest? Ja. No ühesõnaga, et see korter iseenesest on üliokei, ta on täiesti renoveeritud, uued elektrijuhtmed, uus köök, hind on praegu äkki 106 000 või midagi sükest. 2000 siis, jah? 0 huvi, 0. Mitte midagi, mitte ühtegi kõne. Kuule, aga sinu selle statistika järgi peaks olema 125 tonni ju. Ja peakski. No näed. Ja ma ütlen omanikule. Sa 20 tonni juba alla teinud. Omanik läheb ise, sai uue koha endale, kolib välja ja ma ei oskagi talle mitte midagi öelda praegu. Ma ei soovita tal ka seda praegu selle hinnast nagu maha müüa, ma soovitan hoida. Aga pull on see, et okei, me ei saa jällegi tipuga võrrelda, aga tipu ajal me müüsime neid kapitaalremonti vajad umbes sama hinnaga. Sellised korterid läksid meil, mäletan, äkki läksid 120 natukene üles või midagi sükest, umbes seal piiri peal tiksusid. Jah, no või aga nüüd täiesti 0, et praegu on nagu õige aeg osta ja ma saan ka aru, miks see niimoodi on me ei heida mitte kellelegi ette, et ei osta. Ega me ise ka ei osta praegu, me ostame lihtsalt väga heade hindadega, kui me ostame. Me ostame lühiajaliselt, me ei osta me pikka mängu ei mängi selles mõttes Lauriga, aga on meil pundis ka sellised, kes nagu pikas mängus sees on. Aga me siis hommikul, ütleme nii, et võttes arvesse kõik meie maailma poliitilisi vaateid ja makroökonoomilisi tõekspidamisi, siis mis mõjutab täna Eesti korteri ostja, et ma ütlen selle sõna välja, Lauri siis kirjeldab seda. Selle nimi on, miks inimesed ei osta, sest Eesti Vabariigis toimub praegu maksupalagan. Saad aru, mul juba vererõhk tõuseb, sest me tegeleme ka, on ka muud ettevõtmised ja me näeme, miks see niimoodi on? Okei, miks on maksupalagan? Miks makse tõstetakse? Jah, me saame aru, et seda on vaja teha, on sul riigikaitsemakse, aga päeva lõpuks, mida hoiab nagu riik, mis hoiab riik üleval, on ettevõtlus. Ettevõtlus, hea näide oligi, et Ain Ansmit äkki ütles see Delfi podcastis või, et ütleme, et sul on kohvik, Meelis, sul on kohvik ja nüüd ühel päeval enam nii palju kliente ei käi. Nüüd sa mõtled, okei, et sul on vaja otsaga kokku tulla, mis me nüüd teeme? Ja sina mõtled, et tõstaks kohvi hinda. No ei ole ju niimoodi. Võiks siis mõelda, kas kliendi kvaliteedi tõusule või ja samamoodi me mõtleme välja mingeid asju. Mis on probleem? Et probleem on see, ma näen meil nagu see ostja kindlus on ülimadal. Ja see mõjutab ka kinnisvara ostu, mis on inimese jaoks kõige suurem ost üldse. Et okei, ma piima või vee või leiva või mis iganes eluks vajaliku asja ostan ikka poest ära, ükskõik kui palju see maksab. Aga kui mul on nüüd valida, et iga päev mõeldakse välja automaks, riigikaitsemaks, tõstame käibemaksu veel, saad aru? Aktsiisid. Ettevõtjal ei ole vahet kokkuvõttes tegelikult maksab tavainimene kinni selle. Kui inimene tõstab käibemaksu, see läheb ju tavatarbijale. Mis vahet seal on?
aga kokkuvõttes inimene maksab selle kinni. Ja kui sult igalt poolt võetakse, okei, ma olen nõus, makse sa peab tõstma, aga sa pead midagi tagasi andma. Ja nüüd me räägime sellest, et mina mõtlesin üldse, mis nagu nüüd see juba poliitiliseks, on ju, aga mis on nagu siis nagu Eesti kuule, me polegi poliitikast mitte kunagi rääkinud. Ei ole jah, aga ma ei tea, kui head, mina olen kusjuures lõpetanud ju, ma olen ikkagi bakalaureuse kraadiga rahvusvaheliste suhete ekspert, nii et jagan hästi, väga hästi. Okei, aga ma juba tunnetan seda. Aga võib-olla ongi hea võhiku pilguga mõnikord vaadata kõrvalt, et mis meie nagu eesmärk on siis, et me räägime kogu aeg sõjast, et kohe tuleb, äkki tuleb, tõenäoliselt ei tule, hirmutame rahvast, eks kogu aeg enamik uudised, mida me loeme, on ju negatiivse alatooniga Delfist, Postimehest, mis iganes. Jällegi mõistan nagu ettevõtluse koha pealt on vaja klikke saada, igasugune ma ei tea, skandaal toob klikke, müüte rohkem reklaami, aga päeva lõpuks on niimoodi, et me räägime, et iive on meil madal, sündimus oli rekordselt madal, et kui sa mõtled tavainimese jaoks, me oleme samamoodi tavainimesed, ärge saage valesti aru, et nüüd keegi tahab teha lapse, nii, tõstame automaksu, tõstame käibemaksu, see sunnib ju mitte inimesi tarbima. Ja kui tarbimist ei ole, siis majandus ei tööta või ei saa ma valesti aru millestki. Ja mis peab olema niimoodi, et kõik mujal Euroopas, ütleme läitlased vist langetasid käibemaksu, oli nii? Ma ei tea. Minu meelest oli. Nii, kõik teevad ühte asja, miks me peame üldse midagi välja mõtlema siin? Saate aru, Eesti majandus on nii pisikene nagu Barcelona linna majandus. Me ei pea mingit X asja välja mõtlema. Mina saan aru niimoodi, et nagu valitsuse ülesanne on hoida riik võimalikult stabiilsena. Aga meil, mis toimub ka nagu kinnisvaras, on metsikud tõusud, langused, mingid, saad aru, nagu, saad aru, see sõit peaks olema põhimõtteliselt nagu see, me mõlemad Ameerikas oleme käinud. See sõit peaks olema niimoodi, et ma istun autosse ja sõidan selle Kansase tee peal või Lõuna-Dakota tee peal, mis on 1000 kilti otse, mitte midagi ei toimu. On maisipõll on seal, maisipõld seal vahepeal, seal on need piisonid, lehmad, teed väikse kohvipeatus, sõidad edasi, on ju. Aga meil paned kiivri pähe alustuseks, mingid turvatoolid hakkab pihta nii, pidur ei tööta, rais kurvist välja, auto upakile kiiresti, publikusse püsti. See on, saad aru... Meil meenutab see, ma arvan, selles mõttes meil meenutab see kinnisvaraturg kohakuti rohkem nagu Iraagis ja Iraanis nende autodega sealt üle mägede viiakse bensiini nende väikeste kanistrite sees pumbatakse. Ma räägin üldse nagu, et see ongi, et me nüüd teeme nii, nüüd teeme naa, nüüd mõtleme, et kurat, mingi pikem plaan võiks olla, et ka ettevõtjatel on vaja ju stabiilsust, mul on vaja teada, mida ma teen 5 kuu pärast. Aga kui sa mõtled, mul iga hommiku mingi uue süsteemi välja, me peame ju muutma kokkuvõttes asju. Kõik ju on nagu, et eriti praeguses kohas, kus me asume, et ennem samasse Delfi Ansmiti intervjuu, mis ta ütles seal, et enne sõda me olime ju nagu uks ida ja lääne vahel. Mõistsime hästi idakultuuri, saime aru keelest, mõistsime lääne kultuuri ja oli väga palju võimalusi, aga nüüd me oleme nagu poolsaare tippeks. Et tulenevalt sellest ongi meil vaja eriti veel nagu rahvast siseneda, ma näen stabiilsust, et mis me siis teeme, okei, kui ma ütleksin, et tavai, tõstame maksu, et praegu on niimoodi, aga näed, aasta pärast on juba niimoodi, et meil on mingid reaalselt nagu sammud, mida me teeme. Kurat, ma ei usu, ma ei tea. Ma arvan, see Excel lihtsalt ei anna välja, see maksupalaganis nagu leiab alati nagu neid kohti, kuhu seda ma lõpetan selle sektsiooni, selle teemaploki viimase asjaga. Saad aru, ega ettevõtjad pole ju idioodid peast, nad pole rumalad. Et väga hea näide oli Inglismaal. Inglismaal oli vist niimoodi, et mõeldi ka mingi uus maks välja, et kõik inimesed, kes on, et kui nende väärtus ületab mingi summa X, on ju, siis nemad siis peavad hakkama maksma makse. Ja Inglismaalt läks välja aasta jooksul tänu selle uuele maksule vist 80-90 000 miljonäri. Võtsid okei, kui meil ei sobi see asi, ma võtan oma firma, ma olen minema siit. Kokkuvõttes see teeb ju riigile veel rohkem kahju, sest ettevõtjad maksavad kõige rohkem makse, loovad töökohti. Ja kõige rohkem raha liigub nende käest läbi ka veel. Just. Ega kokkuvõttes ju, et majanduse alus ongi ju ettevõtlus.
ja kui sa neid pidurdad, mõtled mingit rumalust välja, kokkuvõttes jällegi, miks me räägime seda kinnisvara podcastis, see ju läheb ka kinnisvarasse. No ma arvan jah, me nagu ei vaatagi seda ainult nagu kinnisvara nagu lõikes, et see puudutab kõiki ettevõtlussektoreid ja tõsi ta on, et siis päeva lõpuks maksab selle kinni see, kes seda toodet nagu tarbib, et kuule, oota, aga siit on hea minna, kuna sul on nagu ketas jumala kuumaks ajatud on ja nii, selles mõttes, et läbi kinnisvara hai podcasti ajaloo pole Lauril vererõhk nii kõrgel olnud on ju hetkel siin, ütleme EMO-st, ma panin juba kõne teele, Lauril tullaks juba tehakse turgutust on ju, aga lähme siis nende põnevate teemadega edasi, et kinnisvara hindamise kaotamise idee valitsuse poolt on ju. Ma ei viitsi enam, saad aru, kõik. Aga vaata, mul on siin kirjus, Lauri, kas poolt või vastu on ju? Ilmselgelt on ju, et seal on paar kommentaari kinnisvara hindajate poolt, seal on kommentaar panga poolt ja siis loomulikult peaministri poolt, et see pidavad siis kõvasti raha kokku hoidma. Eelmises sektoris me rääkisime nendest, miks ei saa kinnisvara hinnata ruutmeetrite järgi ja isegi siis, et pankadel, et selle siis üllis idee on, et inimesed hoiaksid kokku 300 või 400 eurot kinnisvara hindamise tasu, on ju. Samal ajal, kui me tõstame käibemaksu 2%, ütleme näiteks 200 000 korter pealt, paneme 4000 riigi taskusse ja nüüd võtame kinnisvara hindajalt töötasu ära ja temalt võtame siis 300 eurot ja inimene hoiabki kokku täpselt, maksab 2000 riigile ja 3 sotti hoiab kokku, nii et 1700 riik on plussis, on ju. Meie näeme seda asja niimoodi, aga mis selle nagu küsimuse idiootne pool on see, et isegi seda teades, et meil on ühes samas majas 2 ühesugust ruutmeetriga korterit, üks ongi siis kapitaalremonti vajav, maha jäetud, ära lagastatud on ju, ja teine on täiesti üliuus, siis neid asju ei ole isegi, pangal võib olla küll see, et on ju, pank peaks siis nägema kõiki tehtud tehinguid läbi kinnisvaraportaalide, läbi kinnisvarakuulutuste ja nendel peaks olema adekvaatsed numbrid taga, kus on tehingute numbrid olemas Maa-ameti registrist, on ju. Et selles mõttes, et ikkagi ütleme niipidi, et sellist ütleks vist see, et lauslollust pole ikkagi ammu nagu kinnisvara maailmas, see läheb ikkagi sinna sektorisse, on ju. Et Lauri hakkab su vaikselt maha rahunema, et selles mõttes, et aga ma kindlasti, mulle pole ka nagu tegelikult sõnu, et võtaks järgmine sõnaraamatuga, aga mis siis nagu tegelikult saab edasi? Ma tegin eile tegelikult ühe kõne, teades seda, et me teeme täna seda nagu podcasti on ja tegelikult see tiitel, kellele ma helistasin, on, ütleme, et üli nagu peen on ju, et helistasin sellisesse kohta nagu VKG. See on Viru keemiagrupp. Jah, seda tunnevad tavalised inimesed rohkem Viru keemiagrupina, aga kinnisvaramaailmas on tegemist siis vesikloseti kuruga. Nimelt siis vesikloseti kuru on Erki Orav ja ta esindab sellist kaubamärki meie riigis nagu Villeroy Boch ja Gustavsberg. Ja miks me talle helistasin on ja selles mõttes on mees, kes jagab kinnisvara nagu hästi suurt pilti just selle tõttu, et kui nemad müüvad ütleme kvaliteetseid sanitaartehnilisi lahendeid ja väga-väga innovaatilisi tooteid, mida Villeroy toodab on ja ta puutub siis kokku suurte arendajatega, kes siis teevad horisondis 3-4 aastat ette oma hinnapäringuid ja projekte, eks ole. Ja siis ma küsisin, mis siis praegu saamas on, mis ta näeb, mis turul toimumas on ja vastus oli selline, et 2022-2021 planeeritud asjad on nüüdseks nagu valmis saanud ja valmis saamas ja tuleb nüüd veidi pikem paus selles, et mida kinnisvara arendajad ka suures mahus ette võtavad. Ja nad teevad ainult nii palju, need suured arendajad, et hoida töös oma kvaliteetset kaadrit ja neid mitte oma ettevõtetest minema lasta. Aga ilmselgelt on mahud nagu selles mõttes vähenenud ja see võtabki tegelikult kokku meie kogu selle nagu maksupalagani, ütleme ostjate turu, Euribori languse samal ajal, hindade püsimise samal tasemel ja võib-olla osaselt kerged tõusud, kerged langused on ju. Et veel kord, et Villeroy Bochi omanikud pöördusid ka isiklikult meie poole, tahtsid meie saadet sponsoreerima hakata, aga kuna me ei ole nii väikse raha eest müüdavad, siis me praegu lükkasime taaskord pakkumised tagasi,
et Lauril on ikkagi mingid elustandardid, millest ta ei saa loobuda, et täna ta küll tuli siia autoga, aga ma olen pidevalt kuulnud seda, et millal ta selle helikopteri omal lõpuks ostab, on ju. Nii et selles mõttes siin kõikidele, kes tahaksid siis reklaami osta, aga aitäh Erkile selle informatsiooni eest ja ehk siis VKG on siis tulevikus kinnisvaramaailmas mitte Viru Keemiagrupp, vaid vesikloseti guru, nii et kokkuvõttes on siis niimoodi, et nagu ma saan aru su monoloogist, et hetkel meil uusi arendusi suure hooga peale ei hakka tulema. Mina näen ka seda, et on võib-olla väiksed probleemid vanade müümistega. Ehk siis olemasolevate. Jah, mis meil on, et meil arendati ju neid ikkagi tipuaegadel, uusi projekte kinnitati tipuaegadel. Minu arusaama järgi praegu oleks õige aeg hakata ehitama, aga jällegi, vaata, nüüd ma maha rahunenud, tuleme selle riikliku tasandi juurde tagasi, et arendajal on ka keeruline hakata ju praegu plaani tegema, kui sa äkki mõtled mingi kuradi maksu välja, et ehitusmaks või kasumimaks tuli ka veel, vaata. No ükskõik mida. See on, ma arvan, nagu meie riigist ikka täitsa. Et nüüd ongi, et suur arendaja jällegi, et minu meelest me peaksime olema kohati nagu tänulikud sellele, et meil asjad ikkagi mingis mõttes liiguvad. Aga mõtlen suur arendajad, Merko minu arust arendab Poolas ka või? Ma isegi tea praegu, mis turgud on nad kõikidel kokku aga jällegi, et kokkuvõttes on see, et kui sa näed, et siin läheb mingi hetk asi nagu apuks, mis ta läheb minema siit? Tal on võimalik, jah. Tal on võimalik ära minna. Liikuda Baltikumi sees. Mul on teadmine olemas, kuidas midagi, kui mul on... No hea näide on sellest, eks ole, et Epsor Kanadas on ju. Et küllap siis nemadki seal midagi märkasid, kus nad oma potentsiaali saavad nagu rakendada ja mahud ja numbrid on hoopis teisest kategooriast. Nii et meie soovitus riigile, ärge piirake ettevõtlike inimeste ja ettevõtete tegevust. Proovige kaasa aidata, proovige teha niimoodi, et te olete Euroopa mõistes konkurentsis ja kui te mitte midagi teha ei oska, siis mõnikord ärge tehke mitte midagi. Proovige olla, nagu ma rääkisin, nagu see auto, mis sõidab mööda Kansase teed 1000 kilomeetrit otse, rahulikult. Vahepeal tangib, midagi sätib, on ju, mitte see auto, kes tuleb kiiver peas kuskil Kesk-Eesti teede peal suure uduga kurvist sott 50-ga. Seda pole vaja meil. See lõpp hästi niimoodi. Ei, see ei lõppe hästi. Kuule, aga ma ei tea, ega meil siin vist rohkem maksupalaganist rääkisime, kinnisvaratopist rääkisime, Lauri sünnipäevast rääkisime, kus oli üritus, et selles mõttes, et see kahjuks oli niimoodi, et olid väga paljud ajakirjanikud tahtsid seda kajastama tulla, aga kuna üritus oli kuulutatud kinniseks, siis on ka nagu ainult ajaloo prügikasti jäävad ainult meenutused nendest rikkalikest üritustest, mida siis Lauri sünnipäeval kõik maha peeti. Kõik on elus. Jah, selles mõttes see on nagu põhiline, et ja kõik on teovõimelised, nii et ma ei tea. Aga mul üks teema vahele, mis ma tahtsin, tuli mul meelde, üüritehingud. Et mulle, me vahepeal teeme küll üürikorterit, kui vaja on, aga mul tuli Õismäele ühetoaline üürikas, ta näeb välja nagu Õnne 13 aastal, ma ei tea, millal see Õnne 13 eetest läks, esimesed osad, täiesti, nii nagu on vanaema pott ja vana diivan ja korralik puhas loomulikult, aga see kontingent, kes seda üürida tahtis, ma ütlesin omanikule, et kurat, paneme pausile, et praegu pole õige hetk nagu välja üürida pikaajaliselt, et minu soovitus oli see, et ootame äkki juuli lõpuni, juuli keskpaigani, kui TTÜ-sse tulevad üliõpilased, et nagu suvalisel hetkel ükskõik suvalisele inimesele välja üürida. Seal küsimus, et kas ma võin 2 koera ja 3 lapsega tulla sinna või mingid siuksed, ma ütlesin, et võtame üldse maha, ärme praegu seda reklaami või kui tahad müüa, siis müüme mingi hetk. Et üüriturul ka niimoodi, et seal pandi ka ju rendin pani vist mingid tasud pani kõrgemaks. Ja nüüd te küsite, miks pani rendin pani tasud kõrgemaks, kaudselt sellepärast, et mingid maksud tõusid kuskil ilmselt, tõusis sul käibemaks, on ju, et ja kokkuvõttes maksabki nüüd, see ongi ilmekas näide, et kuidas nagu saab mõjutada siis
küll mikrotasandil, aga kinnisvaraturgu. Riik mõtles mingi maksu välja, võib-olla rendinil on, äkki neil on mingid, ma ei tea, äkki neil on ka mingid autod, no millega töötajad sõidavad, mis iganes, käibemaksud, kokkuvõttes maksab see nüüd see kulud jah, kulud tõusid ja kokkuvõttes maksab siis nüüd see üürnik kinni selle. Et nii on, et üürile andmise aeg ei ole praegu, üüriga väga lihtne soovitus. Ma ise tegin niimoodi, et ma enam ei viitsi teha, aga ma suvel tegin Airbnb-d mingi maist äkki või, isegi juunist kuni augusti lõpuni ja siis see ülejäänud periood oli tudengitele välja üüritud, aga ma ei tea, kas ma teen selle korteriga nüüd. Kuule, aga selles mõttes, et aga räägi mulle, viimane teema oli meil siin viimasel hetkel, mitte viimasel hetkel, vaid viimasel ajal on tulnud meil niisugune ülevõimendatud kartus varjatud puuduste eest. Et sissejuhatuseks nii palju, et need teemad pole kunagi olnud nii aktuaalsed, kui nad praegu on. Räägitakse, et mingid ostjad kasutavad seda müüjate vastu juba pahatahtlikult ära, kui muidu tegelikult loogika ütleb midagi muud. Et see loogika ütleb, et see kaitseb pigem ostjat, aga nüüd inimesed on, kes on siis pahatahtlikud, kasutavad seda kuidagi oskuslikult ära, et mis on nagu sinu soovitused ja mis kaitseb siis seda müüjat, millised punktid võiks sisse panna, mida teha, mida mitte teha. No jah, selles mõttes, et meile, sinuga me arutasime seda, et meile tundub see teema natuke ka üle võimendatud, aga see ongi siis see kõige lihtsam näide, kuidas inimesi hirmutada. Varjatud puudustest tehakse paar artiklit, juhtus nii, tehti nii, on ju. Et ilmselgelt on see, et varjatud puuduse nagu siuke lihtne selgitus on see, et see on asi, mida ostja ei saanud nagu näha. Esimene asi on see, et me räägime ära kõik asjad, mis majade, korterite ja hoonete ja kruntidega, mis on valesti. Kui sa selle kõik nagu ära räägid, siis see inimene, kes seda ostmas on esiteks kahes mõttes paremas positsioonis. Ta teab, et need asjad tuleb ära parandada ja teine asi on see, et nüüd on kõigile teada, et need asjad on lihtsalt siis kas siis halvas seisukorras või ei tööta, on ju. Aga mida siis teevadki tihti inimesed, kes siis ise nagu müüvad või kasutavad natuke, ütleme niipidi, siis neid nõuandjaid, kes räägivad kõik asjad paremaks, on ju. Et sealt siis need murekohad pihta hakkavad, on ju. Et KV aitab hinna paremaks, kõrgemaks rääkida, siis mingi naaber, kes teab, kuidas see asi käib, räägib sulle seda, et on ju, et see ikkagi ei ole varjatud puudus, on ju. Et siis kõik asjad, mis on ümber ehitatud mingite suvaliste ehitusvõtetega, suvaliste ehitusmaterjalide ilma igasuguste läbimõtlemisteta, need siis kõik põhjustavad igasuguseid erinevaid hallitusi või erinevaid probleeme, on ju, et siis nendest lihtsalt tuleb alati teavitada ja teisele poolele näidata ja võimalusel üles pildistada, üles filmida. Kui on üleandmise hetk, on ju, et siis näe, vaata, alt see vannituba, siin on laenurgas on hallitus, on ju, või see ei ole hallitus, aga vot sinna õhk ei liigu ja nii edasi, on ju. Esimene asi on see, et kasutage professionaalide abi, on ju. Kui me räägime nagu selles mõttes, kes on nagu professionaalid, kui te tahate võtta mingid ehituseksperte, kaasake neid, on ju, tahate mükoloogi, võtke mükoloog, aga tegelikult tõenäoliselt nagu, ma ei tea, ma võtaks heas mõttes, on ju, helistaks Laurile ja mul on üks hea näide sellest kunagi oma tuttavast, keda siis mina teadsin ja kellele Lauri oli teenust teinud ja tema siis kirjeldaski seda, et Lauri tuli sinna, ütles, et see asi on siin kõik tegelikult pehmelt öeldes kõik on tuksis, aga nii me teda müümegi ja klientidele, kes ostavad, ütleme, et kõik on siin nagu jama, aga nii te selle osta saategi ja siin mitte midagi parandama ei hakata. Ja see on siis kõige parem näide sellest, et see asi on täiesti kapitaalselt tuksis ja seda müüaksegi niimoodi. Ja siis ei ole võimalik, et see ei ole varjatud puudusi. Ma ei hakka kõiki seinu läbi puurima ja kõik auke eraldi tegema, on ju. Ja see ongi nagu see, et meie oskame juba ka nagu teatud mõttes läbi kogemuste tuvastada neid ostjaid ka, kes hakkavad midagi pretensioorikalt tegema, on ju. Oleme siis juba käinud ka notaris, kus me paneme, välistame juba nagu kõik asjad ära, et klient on tutvunud vannitoaga, sellega, koridoriga, trepikojaga, on ju. Et kui neid asju kõike välja kirjutada, siis ei ole pärast võimalik vennale öelda, et kuule, ma põranda alla nagu ei näinud, on ju. Et kui on kapitaalremonti vajav korter, on ju, et siis see üks tehing, mis me siin Lauriga kunagi ostsime kiiresti müüsima, on ju, et siis oli ka, et kapitaalremonti vajav korter, vend küsib, aga mis nendest akendest saab? Vastus on, lähevad prügimäele.
on ju. Ehk siis selles mõttes, et varjatud puuduste kartust ei tasu nagu väga selle pärast nagu karta, see on nagu osaliselt nagu selline veidi ülevõimendatud, võib-olla on seal juristid püüavad sealt tööd teha, aga me oleme näinud ka artiklite nagu levivad kasvu. Jah, üks väike nagu tähelepanek on see Tartus, kus Maru ehitus siis lõhub ära terve kortermaja on ja ehitab nagu uuesti. Vot see on jah, selle mõttes ta ei ole mitte nagu varjatud puudus, vaid ta on tegelikult omanike nagu vaidlus arendaja vastu, kus maja tegelikult vajus viltu arendajale teadmatul põhjusel, vundament vajub ära, aga teatavasti, kui me räägime Tartust ja räägime Annelinna nagu, või räägime Tartus Emajõe äärsetest piirkondadest, on ju, see, kus vesi on pinnast all, seal võib lihtsalt igasugust asju juhtuda. Ja see ei ole nagu mingil määral varjatud puudus, vaid see on ehitustehniline, nagu kas siis möödapanek looduslike tingimuste mittearvestamise tõttu või midagi muud, on ju. Aga varjatud puuduste nagu kartuses mina ei tea, mulle tundub, et on veidi ülevõimendatud ja vajaks veidi selles mõttes nagu aeg-ajalt klientidele sellist nagu täpsustust. Nagu. Kokkuvõttes on ikkagi niimoodi, ma arvan, et need probleemid tekivad inimestega, kellel paar korda on niimoodi olnud, et ma näen inimene, kes tuleb seda korterit vaatama, ma näen, temaga võib tekkida ise probleem, sest ma näen, ta pole normaalne vend. Mõnikord käivad sul, saad kindlasti sul samamoodi olnud mingid inimesed, kes tulevad ülidetailsed küsimused mingi nagu ebamõistliku asja kohta. Jah, et nagu sa näed, et kuidas ta nagu peedistab kõige väiksemat asja kuskil. Mina soovitan sellele mitte müüa, sest temaga võivad tulla probleemid päriselt. Et ma ütlen, et meil pole mõtet, meil on mõttekas see võib-olla müüa paar tuhat eurot odavamalt kellegi teisele. Et siin ka soovitus ostjatele, et olge normaalsed vennad, et selles mõttes, et kui te ostate ükskõik mis kasutatud kinnisvara, arvestage sellega, et te ostate kasutatud asja. Ärge mõelge nagu selle peale, et ma ostan nüüd endale, sa ostad endale uue korteri, tegelikult sa ostad kellegi teise inimese kasutatud asja. Nii. Ja loomulikult kasutatud asja võib-olla ongi vaja mõnikord natuke parandada, natuke et ole nagu mõistlik. Selles mõttes, et mul on rääkisime inglasega, neil on boksiautomaate müüvad. Eestis on ka boksiautomaat, paad paugu ja siis näitab, kui kõvasti paugu panid. Ja küsisin selle inglase käest, et kas teil neid boksiautomaate on meile ka müüa. Siis, ütles, et ei, Inglismaal meil neid pole, et inimesed panevad boksiautomaadile paugu ja siis murravad käe ära ja siis kaebavad nemad kohtusse. Saad sa aru, et seal on see teistsugune ühiskond tegelikult, et me oleme vaikselt liikumas nagu selle poole, et kus on võib-olla tulevikus juristidel rohkem tööd, aga lihtsalt olge ise nagu normaalsed vennad. Et võib-olla, ja teine asi on see, et ka müüja poole pealt, et see müüja, kes võib-olla müüb ise oma kinnisvara esimest korda, sa tead küll, kuidas see käib, ega ta midagi teha ei oska, hinnastab täiesti valesti, pildid kõik täiesti valed, jutt on siukene ülihea, et lihtsalt saaks lahti, ükskõik ülihea ja siis võib-olla, kui ta panebki nagu selle pläki maha, ta nagu valetabki meelega, äkki ta valetabki meelega, mõtleb, et mina ei tea, mis varjatud puudust, ta ei tea mitte midagi, ta ei tea seadustest, et siuke asi üldse olemaski on, eks. Valetab meelega, ütleb, kõik on hästi, tegelikult ei ole, et jälle teine pool võib ka nii olla. Et jällegi siis peaksid olema ostjad just omanikega eriti nagu valvsalt, kes ise müüvad, et loomulikult neilt tasubki rohkem küsida, rohkem nõuda, kui see on mõistlik omanik, ta on ise selle mingi maja mitte projekteerinud või ehitusvääres olnud tema enda maja, ta teab, ta räägib ära, ta on normaalne vend, aga teisalt, kui ta on ebamõistlik vend, seal kösitab ja naerab, mitte naerab, vaid näete olekust ära juba, siis on mõistlik rohkem vaadata, on ju. Et nii ta on. Aga nagu see on, lõpetuseks vist selle koha pealt nagu hea paberid kokku lüüa, et ongi, miks me seda saadet nagu tegelikult tegema hakkasime ja miks me seda teeme, on see, et me mõlemad Lauriga selle mõttes vist julgen öelda, et mõlemad me vihkame seda, kui inimesed püüavad meiega varjata, püüavad teha ennast paremaks, kui nad on. Me oleme selles mõttes lihtsalt kinnisvara haid, me jagame teatud asju väga hästi, mõnda asja me ei jaga, aga siis me teame, kui me neid asju ei jaga, siis me kelle käest küsida saab, on ju. Ja täpselt sama on ka nagu see soovitus, et me ei ole kõikides asjades kõige paremad, aga me oleme päris paljudes asjades väga head. On ju, et selles mõttes, et ja vahest ei pea olema piisavalt hea, vaid et peab lihtsalt selle asja sees olema, et seda matsu nagu jagada. Nii et
ja üks põhjus, miks me seda saadet ju teeme, ole aus, on ju, ole otsekohene ja miks me seda teeme, et on ikka see, et nagu vahepeal on ikka äge nagu selliste mõistlike klientidega tegemist ka teha, on ju. Jah, ja teine ja kolmas asi on veel see, et me oleme ise turu sees kogu aeg, et siis meil on põhjus ka kokkuvõtteid teha, vaatame ka vahepeal paberiga. Mis me teinud oleme? Aga okei, see statistika statistikaks, et sealt näeb küll toreid numbreid, aga kokkuvõttes on ikkagi kogemus, kui saad turu sees ja rääkida inimestele, et mis siis toimub, mis ei toimu, mida teha, mida mitte teha. Aga kõik need 35 inimest, kes seda vaatama hakkavad, nüüd saavad kindlasti palju targemaks. Kuule, aga tänaseks siis kõik tänud vaatamast, kuulamast. Aitäh! Oi, kurat, see juurde läks.